saatesse tulnud Epp Kiviaed. Tegemist on tõeliselt särava naisterahvaga ja ta on sündinud Rootsis. Seal õppinud käitumisteadusi, töötanud riigisektoris, panganduses, IT-s ja isegi 11 aastat olnud Eesti Statoilis peadirektor ja ka personalijuht. Minu kõrval ongi Epp Kiviaed, tere! Tere! Minu esimene küsimus olekski teile, et Epp, millised on teie kõige suuremad rõõmud seoses juhtimisega? No loomulikult suuremad rõõmud on kõik need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud nende aastate jooksul, et hästi toredate ja tarkade inimestega koos töötada, ma arvan, et see on olnud kõige suurem rõõm. Teine valdkond rõõmu on õnnestumised loomulikult. Ma olin teie konverentsil ja ma kuulasin, et te rääkisite väga ilusalt sellest, et te ei taha ise olla esiplaanil, vaid teie jaoks on tähtis see, et teised inimesed saaksid särada. Ma arvan, et see on organisatsiooni ühe edu võti, et kui üks juht tipus tahab pidevalt särada ja ta võtab kõik nii-öelda enda tehtud, siis ma arvan, et organisatsioon väga pikalt ei ela. Ma arvan, et saada seda rõõmu ja organisatsiooni kultuuri, mis on elav ja väärtuslik, siis on vaja teisi inimesi särama panna. Aga millised omadused teevad siis ühest juhist avatud juhid? No esiteks ta peab tahtma inimestega töötada, seepärast, et kui sa oled ainult huvitatud masinatest ja tehnikast ja nii edasi, siis inimesed sulle ei meeldi. Ma arvan, et pika peale on raske olla juht. Et sa pead olema inimkeskne inimtüüp, ma arvan, et see on kõige olulisem. Et sealt sa saad aru, mis inimesi sul ümberringi on vaja, mis selleks, et luua midagi, et edasi viia midagi. Et personalitöö on siis otsene töö inimesega? Absoluutselt on ja saada aru, et organisatsioon vajab väga erinevaid inimesi, et sa ei saa kõike juhi järgi, kui tippjuht on teatud iseloomudega, teatud oskuste teadmistega, siis ei saa nii-öelda tema ümber samasuguseid luua, vaid temal on vaja toeks erinevaid inimtüüpe. Kui hea inimeste tundja ja tüüpide tundja peab olema siis juht? Juht peab arendama sellest pidevalt, ma arvan, et peab olema avatud, millal on ühte või teist inimtüüpi vaja. On kaks filosoofiat tegelikult, kui sa organisatsiooni üles ehitatud. Sa teed organisatsiooni struktuuri ja hakkad sinna paigutama inimesi. Või sul on, sa tunned gruppi inimesi, kes on väga võimekad ja hakkad neid panna ülesandmeid täita ja siis moodustub organisatsiooni struktuur. Need on kaks filosoofiat ja ma olen tegelikult väga selle teise pooldaja, et kui sul on head inimesed ümberringi, siis see formaalsus ei ole nii oluline. Oluline on see, mida me tegelikult teeme. Ma küsiksime ühe sellise küsimuse, et kelleks te välitsele tahtsite saada lapsena? Loomaarstiks. Loomaarstiks? Jah. Aga ei läinud nii? Ei, ma arvan, et ma ei olnud reaalainetes küllalt hea ja ma tean, et võib-olla ma oleks väga heaks loomaarstiks saanud, aga kuna nendesse koolidesse sisse saada, siis on reaalained vaja. Mina olin humaanainetes, olin tugevam. Olen ikka, ma olen valikute suhtes, olen rahul. Aitäh! Aitäh!